rahus. Tere, ilusat hommikut. Visuaal alati, kui ma seda mõnnakat kannan, on lihtsalt ridiculous. See nädal saab olema väga põnev, elu on nii lahe kogu aeg. Sel nädalal on päris palju lahedaid asju tegelikult toimuma, aga me elame päev korraga ja kui see päev on käes, siis ma räägin täpsemalt. Täna mul on natuke rahulikum päev, natuke teen tööd, täna 2 maniküüri ja siis tahaks enda küüned korda teha. Enda küünte korda tegemine võtab hullult palju aega ja see on väga tüütu, aga ma tahan neid korda teha. Ja siis õhtul on mul Sauel trenn. Mul on nende rühmatrennidega see, et ma nagu ei tea, kuidas filmida neid. Ma ei taha inimestes ebamugavust tekitada. See, kui palju ma filmin seal trennis, ilmselt oleneb ka nüüd sellest, kellega ma paaris olen. Feel me. Fun fact, ma laulan kogu aeg. Mitte kõige paremini, aga ma laulan kogu aeg. See hommikusöök ei näe kunagi hea välja, aga ta maitseb hästi. Siin siis on üks täismuna, 95-100 grammi munavalget, tibulat, tomatit, soola, tšilli maitseainet ja siis hästi suur peotäis siis spinatit ka ja siis kõrvale veel ka pool avokaadot. Ja mulle meeldib ka peale veel natukene kergelt panna siis srirachat, sest et mulle meeldib spicy. Ma olen valmis rääkima absoluutselt kõigest. Selles mõttes, et minu jaoks ükski teema pole tabu. Mulle meeldib süvitsi asjade sisse minna, väga meeldib arutada. Kindlasti väga mulle meeldib rääkida naiste seksuaalsusest kui sellisest. Üleüldiselt siuke nagu oma kehas hästi tundmine, reaalselt seksuaalsusest kui sellisest, seksist kui sellisest. Väga meeldib rääkida naiste tervisest. Mis puudutab menstruatsiooni, meie tundeid, hormoone ja nii edasi. Ma ei ole professionaalne, mul on lihtsalt see minu jaoks kõige parem informatsioon kui siuke on kogemused ja siis kogemused, millel on siis ka faktipõhisus taga. Näiteks menstruaaltsükkel ja faasid. Ma räägin teile väga ausalt, et mul on nüüd siin 1, 2, äkki 3 päeva pärast peaksid hakkama päevad. Viimaste paari aastaga, kui ma nüüd sain endale PCOS-i ravi asjad peale, mu keha on hakanud ennast ise parandama, need ravimid toimivad hästi, mis tõttu mul tsükkel käib nüüd õigesti. Küll ravimite abiga, aga siiski ta käib õigesti, mis tõttu ma tunnen neid tsüklifaase väga-väga hästi. Ma tunnen need kõik faasid ära ja need on täpselt nii, nagu kui sa paneksid kuskilt mingi funny video. See reaalselt on täpselt nii, nagu te arvad. Ma reaalselt tunnen oma ovulatsiooni. For real, nagu ma tunnen seda egg droppingut, ma tunnen seda kirge, mis minus on. Reaalselt, ükskõik mis meest põhimõtteliselt mulle vastu kõnniks, ma oleks nagu valmis neid kargama, sest mu keha on nagu mingid give me the baby põhimõtteliselt. Aga õnneks mul aju oma koha peal, ma ei tee seda nagu, sest et minu meelest ei ole tervislik saada last puhtalt sellepärast, et sa last tahad. 1-2 päeva peale seda lihtsalt üleöö mul kukub kõht ette, sest mu keha valmistub nagu vaata, siia peaks tulema beebi, ma tekitan ruumi, ma hakkan valmistuma. Ja need tujud ja see nädal aega põhimõtteliselt peale ovulatsiooni, ehk siis see PMS justkui seda tuntakse. See on nii freaking hull. Jah, ma oskan ennast suunata, oma emotsioone üldises mõistes suunata. Siuke teadlik, et täna tuleb hea päev ja nii edasi, aga see, kuidas vahest need emotsioonid kõiguvad, need isud, see väsimus, kuidas ma jaksan trennis vähem, see kõik on lihtsalt nii räige. Selles tsükli lõpus mul nagu kuidagi, ma olen juba harjunud sellega, aga eile full on magusa isu. Ilma nalja. Võisin näost siis saada absoluutselt kõike. Aga ma aktsepteerin, et see on okei. See on fine. Me oleme naised, meil kehast toimub nii palju. See naiste tsükkel, see ei ole nalja ees. Reaalselt, mida kuu edasi, seda rohkem see keha karjub, et miks sa mulle ei ole beebit andnud. Keha on loodud meil ju selleks ka, et järglasi tuua. Ja reaalselt see keha lihtsalt iga kuu on nagu mingi not yet, it's not the time. Ma olen seda tüüpi inimene, et ma nüüd leian selle oma püsipartneri. Siis ma tahan ka olla, et me kahekesi koos, me kasvame koos, me õpime üksteist tundma. Ja siis, kui meil jääb seda armastust nagu üle, siis me teeme selle lapse. Sorry, ma ei ole nõus siia maailma tooma järjekordset last, kellel vanemad tegelikult ei olnud selleks valmis, vanemad tegelikult ei tahtnud seda. Tuuakse siia maailma nii katkisse peresse, et ta tegelikult, tal on juba sünnist tegelikult trauma. Tean, et ma ei taha oma lapsele sükest asja. Edades ma söön selle ära ja teen ennast korda ja siis mul on väga käia apteegis. Käisin ruttu apteegis läbi, ma pole ennast veel korda teinud. Ma panen 15-minutise taimeri, sest mu kodu on sassis ja koristan nii palju 15 minuti jooksul, kui vähegi suudan. 15-minute timer.
Tähtsalt sai 15 minutiga ma jõudsin enamus asjad korda teha. Oma magamistoa, või ütleme, mul on siuke nagu poolik tuba siin. Kõik siit asjad sain ära pandud. Väga tihti unustan ära tegelikult, et 15 minutiga jõuab väga palju koristada. Jah, suured koristamised võtavad palju aega, aga still see 15 minutit niimoodi, et üldises mõistes korda teha ei ole nõua väga palju ohvreid. Mul boksitrennis on alati juuksed mega kinni. Väga siuke kontaktne sport, väga higine sport. Mistõttu see, et kui juuksed hakkavad näkku minema, siis see on full on annoying. Täna teen oma selle slickback runni. Tegin ise mingi erinevate raskete õlid siis siukse nagu kombo ja ma teen endale siis terveks päevaks pluss trenni ajaks õlimaski. Õues on külm ja see teeb juustele haiget. Pluss mul on blondeeritud, pluss lokkis juuksed, pluss ma pesen neid peaaegu põhimõtteliselt iga päev ja see ei meeldi tegelikult nendel juustele. Annab nendel juustele niiskust tagasi. Ma reaalselt nagu teen nad praegu väga õliseks. Ma panin erinevad head õlid kombo kokku ja ta tekitab selle ikkagi siukse õlimaski tunde. Ma olen tundnud seda, et ma olen jälle sotsiaalmeedias natuke liiga palju. Ehk siis, et on üleval siuke nagu kerge mingisugune ärevuse foon, aga see siuke constant need, et ma pean kontrollima oma sotsiaalmeediat ja nii edasi. Full on FOMO, nagu ei taha midagi maha magada, aga lõppkokkuvõttes see lihtsalt tekitab mingi imelikku ärevust. Mulle väga meeldib postitada ja ma postitan ise enda jaoks. Nüüd on siis ka tekkinud lisaks sellele, et ma nüüd ju vlogin ka. See ongi siuke konstantne see, et okei, ma pean telefoni panema valmis ja seda filmima, mis on väga fun, aga siis lisaks sellele filmimisele, siis mul konstantselt mingid, teeks Instagrami lahti, teeks selle lahti ja teeks selle lahti. Täna võtan sihi, et ma olen vähem sotsmeedias, et arvutis, jah, ma töötlen, aga istun vähem sotsmeedias, sest et mul on vaja seda enda vaimse tervise jaoks, et ma ei istu seal. Ma tegelikult tean, et see on seotud praegu mitme asja koostöös ilmselt natuke see siukene sotsiaalmeedia ületarvimine, hetkel scrollimine ja hormoonid. Asi, mis ma endaga teen, on tänulikkus, mis aitab mul tuua mind tagasi nii-öelda praegusesse momenti ja tihti ma kasutan autosõitu selleks, et seda teha. Ma olen tänulik, et mind ümbritseb armastus. Ma olen tänulik, et minu sees on siiras armastus. Ma olen tänulik, et ma olen õnnelik. Ma olen tänulik, et ma olen terve. Ma olen tänulik oma pere üle, ma olen tänulik oma emotsioonide üle, mida ma reaalselt tunnen siiralt ja sügavalt. Ma olen tänulik oma naeratuse üle, ma olen tänulik nende pisarate üle. Ma olen tänulik, et ma panen tähele, kui mingid asjad mulle ei sobi. Fun fact, mul on alati punased küüned, vahetevahel väga harva ma katsetan ka midagi muud. Endal on nii tüütu teha tegelikult, sest et see võtab 2 korda rohkem aega. Aga siiski nii mõnus on enda eest hoolitseda. Ja ma hommikul, kui ma vahepeal tegin teile seda, näitasin seda tänulikkuse asja, ma sellega täna terve päev tegelenud, et ma saaks natuke ennast nii-öelda rohkem momenti. Jumalast on toiminud. Ma olengi nüüd siis täna terve tööpäev ka siuke nagu olnud natuke rahulikum, sihilikum oma selle, et kuidas ma olen, mida ma ütlen. Trenn on tehtud. Ma seal ei filminud mitte midagi, sest et jah, täna ei olnud väga hea päev, mul oli süda räige paha. Tere hommikust. Tänane saab olema väga tegelikult rutiinne päev. Kell on väga vähe praegu, kell on mingi 6. Mul on kella 8 kuni kella 6 on töö, aga väga pikk päev. Ja siis ma liigun trenni, nagu ikka. Täna on vot selline päev, kus ma käisin Altorestos nüüd söömas, sest et ma tundsin, ma tahan korralikult süüa. Ja täna on saiake seisuses. Mul hakkavad paari päeva vastu päevad. Ja see on paari mooni saiake minu jaoks, mis ma kunagi söönud olen. Siin Altorestos nad teevad ülihäid saiakesi ja sööke. Nagu vaadake. Parim koht, kus teiega chatida on autos. On sees siuke õrn nagu elevus või siuke ärevus. Ja ma hakkasin mõtlema sellele, et vanasti mingi vahe, kui mul oli väga
väga suured probleemid, ärevuse, depressiooni. Seesama tunne, mis mul hetkel sees on, mina tõlgendasin seda alati kui kehvat tunnet. Ja nüüd mul on selline trenni minemise elevus. Issand, aga ma tõlgendan seda praegu kui head tunnet. Mingi vahes siis oli see minu jaoks kõige ebameeldiv tunne siin maailmas. Ja siis ma sain aru ka seda, et see mängib väga palju rolli see, et kuidas sa sellesse suhtud. Kui sa otsustad, et see tunne su sees on halb tunne või siis see tunne su sees on hea tunne. Et see on tegelikult kõik meie enda teha. Ilmselgelt on olemas halba ärevust ja head ärevust, aga natuke on ka tõlgendamise küsimus, et miks ta just peab olema halb, ta on võõras tunne, ta on natuke kahtlane tunne. See elevus kui suke on ka natuke suke nagu huvitav tunne, et okei, et vanasti ma oleks selle lahterdanud sellele, et mul on rõve. Mõttel on väga suur jõud. Mulle väga meeldib Tom Fordi üks lause, mis ta ütles, ma otse seda täpselt nagu lauset ei mäleta, aga põhimõte on see, et kui sa mõtled, kas sa suudad või sa ei suuda, igal juhul sul on õigus. Et kui sa otsustad, et näiteks kurat, ma ei suuda, sul on õigus. Kui sa mõtled kogu aeg, ma suudan, siis sul on ka õigus. Ja siis mõttejõul on väga suur jõud. Kõik algab suhtumisest ja mõttejõust, sest et kui sa ütled hommikul ärgates, issand, täna tuleb halb päev ja kui sa ainult korrutad, issand, mul täna halb päev, guess what? Sul on täna halb päev. Ma praegu full on otsusin, et ma näitan mida ma toidupoest ostsin, sest see on nagu piinlik isegi. Hormonaalne, väsinud, kõht tühi. See on lihtsalt full on nagu emotsionaalselt ostetud. Viguriklõps, ma isegi suure potsiku kodujuust 3 seda Alma šokolaaditükkidega kodujuust kohukesi. Suure joogipiima, ma ostan seda 1,8%. 18 muna. Ma tavaliselt ostan tegelikult ökooni või mis need mahesed, aga sa aru kõik need mingi vabapeetavad, kõik olid otsas. Ja see oli sooduses see 18 muna ja ma söön väga palju muna, nii et ma räägin, full on emotsionaalsed ostud on kõik. Banaanipankoogid. Seda mul on alati kogu aeg tagavaraks, kui ma tahan midagi kiiresti hommikuti süüa. Ei ole kõige parem mul see proteiini müsli, grillissalatit. See ainuke põhjus, miks ma poodi läksin. Tänane õhtusöök. Pankoogid hakklihaga. See on minu guilty pleasure rummikooki. Aga ma ütlen teile ausalt, kui ma siukseid asju söön, et pigem on siuke peotäis ja ma ei söö korraga. See ei ole kõige tervislikum haul. See on siuke quick and easy, aga vahest on neid quick and easy asju ka vaja. Üldiselt ma söön väga puhtalt, aga vahest kui on elutempo näiteks kiire, siis ma lihtsalt haaran selle. Mu põhisöögikorrad on ikkagi korralik toit ja see guilty pleasure, see on ka aeg-ajalt. Trennis on väga tore käia, aga annab seda, et lihtsalt esiteks mul kogu aeg full on pesumaja. Full on kogu aeg asjad kuivavad, sest et sul on boksis kogu aeg kolt on varustust täis. Struggle ongi selles, et ma olen ikkagi higistaja tüüpi inimene ka, mis on väga hea tegelikult, aga ta on väga tüütu. Mu sidemed, boksi sidemed kogu aeg läbi märjad, mis tõttu mul neid on mingi 10 paari. Riided on ka alati lihtsalt liimärjad. Aga täna ma pean pesema panema asju, sest et mul reaalselt on väga asjad väga otsa saaksid saama. Mul on vaja kogu aeg spordiriideid osta. Mu lemmikkoht spordiriiete ostmiseks on MyProtein, H&M, ka Focuses Fitness, mul meeldib nende lühkad ja siis nende T-särk. Ikka veel see tekkinud ka, et ma täpselt ei tea, mis suurus ma olen. Pluss mul on see mingi suuruse pimedus. Ma siiamaani arvan, et ma olen suur. See on omaette teema, millest ma kunagi peatun ka kindlasti. Riideid ostes ma nagu lähen proovin LXL-i, siis ma nagu ma kandsin neid siis, kui ma olin 30 kilo raskem. Igatahes ma panen nüüd asjad pesema. Nüüd ma tahan tõesti magama. Ma luban ise endale seda ka. Alexa, hoos. Tere hommikust. Täna on 7. jaanuar. Olen pool tundi ärkanud. Esimene kohvi on joodud. Ja hommikusöök, kui siuke on söödud, et ma täna reaalselt läksin selle müsliteed pidi, sest et ma lihtsalt olen väga väsinud. But life is good. Peaks sussid jalga panema, sest mul külm. I am not built for winter. Ma ütlen siia, et ma ei kujuta ette, kui palju ma üldse täna filmin. Vastkord, nagu igalgi teisel inimesel tegelikult, kes töötab, on ikkagi see väga rutiinne päev tulemas. Mul on väike ilus stuudio, kus ma siis pakun maniküüri, pediküüri. Täna väga pikk tööpäev. Täna mul on Arigatos topeltrenn, siis on
põhimõtteliselt mõlemad on rühmatrennid kui siuksed. Üks on siis meestetrenn või kuttide trenn, kus ma siis käin sparrimas ja siis teine kohe seal peale on siis siuke natukene lihtsam naiste trenn. Sinna trenni on veel teisi naisi ka oodatud, kes on huvitatud. Panen kuivama, siis ma teen valmis oma salati. Kanafilee ma eile viisin töölõibuga Asara. Tööpäev oligi väga pikk. Mul oli 2 trenni täna. Kuttidega oli sparr ja siis seal edasi on naiste trenn. Sparris ma mõtlesin, ma võtan rahulikult, aga lõppkokkuvõttes oli see põlvel pisikene vigastus ja ma sain lõpuks jalaga ka väga korraliku high-kickiga sain lõuga. Päris valus ja siis see naiste trenn oli ka lõpuks nii intensiivne. Thai-boksi osas küsitakse tihti, et kas on valus. Jah, on valus. Trenni sisesed nagu mingid need asjad, mis me teeme, et nagu need ei ole nii valusad. Et eesmärk ei ole tegelikult väga hullult ikkagi trenni käigus justkui haiget teha, aga kui juba asjad hakkavad tõsisemaks minema, siis jah, valus on. Ma olen ka paratamatult siuke, et mul hakkavad need löögid minema tugevaks. No siis on see siuke, et et mina olen tugevasti, tema lööb tugevasti ja siis see oli muidugi full on mistake, ütles ka, et see läks nagu brutaalselt tugevaks ja see oli ikka päris räige lõuakikk, nagu ikka high-kick jalaga otse lõuga, et päris austades päris valus on. Tere, ilusat reedet. Ma ei valeta teile, ma olen väga väsinud. Ma üritan nüüd ennast natuke saada käima. Eile päev siis tegelikult oligi see, et ma ei rääkinud teiega reaalselt sõnagi. Ma ei võtnud kaamera kätte, ma ei filminud ühtegi klippi. Panen tööle oma valgusteraapia-lambi, mida ma teen iga hommik. Ma ei tea, kas ta aitab. Ma tahan uskuda, et ta aitab. Mul on täna siuke katkendlik tööpäev, et ma hommikul teen ühe kliendi, siis ma lähen käin rüpsmete minihoolduses. Siis teen veel 2 klienti ja siis meil on täna Unoga eratrenn. Usun, et see aitab, peab aitama. Mu tööpäevad tegelikult väga rutiinsed, mis tõttu me siin tihti ei filmi, kuigi me oleme siin klientidega naernud kogu aeg seda, et ma võiksin vabalt kogu aeg meie jutte salvestada, sest meil on nii põnevad jutud. Jab, low jab, me. Loga. Piir läks 20 tükki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 10. 5, 6, 1, 2, läks. 3, 4, 5, 6. Kui ma tulen koju, siis on alati nii full on lihtsalt ridiculous, kui palju asju mul on. Ma reaalselt mul on praegu siin 1, 2, 3, 4 kotti pluss käekott ja it's ridiculous, aga õnneks ma käin autoga igal pool. No tegelikult oli ka okei trenn. Ma olen juba paar päeva siin rääkinud, et ma siuke läbipõlemise faas, mitte siis trenni osas, vaid töötamise osas. Ja kui sa oled ühes elu aspektis nagu nii-öelda veitsa läbi põlenud, siis ikkagi mõtled nagu teisi ka. Mis tõttu ütleme nii, mul meeleolu oli siuke naljakas täna. Suht okei trenn tuli väga, natukene oli lügiseid. Ma üritasin täna natukene siukest naermist kui siukest tagasihoidest. Ma arvan, et siis mul oleks täiesti lappa läinud. Üks asi, mida paljud juba teavad, aga see siin veel ei tea. Ma olen iseendaga päris karm, mis puudutab nagu siukest nüüd siis Thai-boksi, siis on mul elus esimene kord, kui siuke asi on see, et ma tahan selles väga hea olla. Ja kui asjad ei lähe nii, nagu ma tahan, siis ütleme nii, ma olen enda peale pahane päris tihti. Ja täna oli ka see päev, et nagu, no mis mõttes nagu asjad ei tule nii hästi välja, kui nad on tavaliselt tulnud ja siis ma olengi nagu mingi hea meelega nutaks. Tavaliselt ma lähen vihaseks ja viha aitab selle trenniga. Aga täna oli see tunne, et tahaks nutta. Ma olen väga tänulik, et Uno on nii armas, et ta vahepeal võtab mul kaamera. Mul on keset trenni suht koht ükskõik,
kas see kaamera töötab, mis nurga alt see kaamera filmib, aga ta on siuke mõnus kaameramees, et ta siis vahepeal ise on võtnud mu kaamera ja siis teie jaoks pannud filmima, mis on väga armas. Ja täna me jäime siis täiesti ootamatult peale trenni siis saiakesi sööma, mis ma siis talle viisin, sest et üks minu love language on small nagu gestures. Ma hoolin oma treenerist, tal on pikk päev ka raudselt olnud, ma viin talle natuke energiat ja siis me sõime natuke ja rääkisime vitsa. Tere hommikust! Ma olen juba nüüd mingi tund aega ärkvel olnud. Täna on laupäev, meil on täna siis Lauraga photoshoot. Põhimõtteliselt ma teen seda üksinda. Laura tuleb mulle appi siis filmima. Seal iseteenindus photoshootis My Reflection, sul on siis põhimõtteliselt peegel, sul on kaamera ja siis sul on pult, et sa saad täiesti üksinda käia siis photoshootil, aga siis sa võidki võtta kaasa siis üks ole sõbranna, kellega koos pilte teha ja saate siis üksteised ka klõpsida. Aga praegu, mis ma teen, kell on mingi 10 umbes. Ühe outfiti ma välja mõelnud, on siis siuke tube top, ühed mu uued püksid, mis ma just ostsin. Mul ei ole ühtegi teist outfiti välja mõeldud. Ma lähen vaatan, kas ma leian ühe triksärgi meeste oma. Tahaks leida ka siukse nagu siidise kleidi. Vaatan, kas ma leian praegult Kristiine keskuses selle. Ütlen teile, et see oli väga edukas poeskäik. Ma arvasin, et ma ei leia midagi, aga leidsin absoluutselt kõik asjad, mis mu mõttes oli. Ma ostsin endale braleti. Ma ostsin siukse musta braleti, mida ma saan siis panna meeste triksärgi alla, mille ma ka sain H&M-ist. Siis see on tegelikult meeste slim, aga suuruses XL, nii et on siuke oversized rolling out of the bed tüüpi värk. Very cute. Siuke siidine kleid. Ega nad siuke, et kas ta näeb nüüd välja nagu öösärk või midagi, aga ma kujutan ette, et ma proovisin seal pükstega. Ma pean ostma endale siuke slim püksid, aga täna ma kasutan seda niisama. Siukse topi, et seal proovisin ka poes. Siuke top. Cute. Nii et tegelikult ma sain, mis ma tahtsin. Ta on rohkem krussis, kui ma arvasin. Okay. Ma teen terve pea krussi. Oh, Jesus. Ma olen ridiculous välja. Oi, ei. Oi, see on too much. No vaatame, mis siit tuleb. Mul pole õrna aimugi, mis ma teen. It's fun. Yeah, it's kind of fun nagu. Photoshootile. Mis sul on juba? Lähme siia tulika õhkrelva lasketiirule. Siuke tunnine teema. Okei, nüüd ma sain vähemalt paar tükki ikka pihta ka. No mida ilma? See oli nii lahe. Nüüd me lähme käime Kristiine keskuses, sest et me mõlemad tahaksime omale uut patja. Mul juba tegelikult oli siuke kogu voodi välja vahetamise asja ei toimus, aga mul on ühte veel vaja. Nii et Krissusse. Ma olen nüüd lõpuks kodus tagasi, kus on nii rõve tuisune. Ma räägin siis nüüd tänase päeva ära, et ma vahepeal natukene vist rääkisin kaameraga. Läksin siis täna on ju My Reflectionis. My Reflection siis kuulub mu treenerile. Mulle väga meeldib see kontseptsioon ja kõik see asi tegelikult. See on väga mõnus ja väga hea võimalus endast häid pilte saada. Täna nagu ei läinud sealt kõige paremini, et iseenesest nagu kõik oli väga hästi okei. Ma ei olnud lõpukokkuvõttes ikkagi rahul oma soengu ja meigiga. Lihtsalt üks süsteemi asi läks katki. Mõned ilusad pildid sain ikka juba ja Laura tegi pärast telefoniga ka minust pilte. Kõigi lõppkokkuvõttes fun ja tore asi, aga noh, varsti uuesti. Et see saab lõbus olema. Aga lasketiirus, räigelt fun.
palju keerulisem, kui ma arvasin. Kurat, käsi väsis ikka väga ära. Et see oli tõesti siuke ootamatult väga lahe asi ja ma siuke tunne, et sinna peab uuesti minema peagi, sest see tekkis hasart täitsa sellest, et kus hakkad lõpuks pihta saama. Ma arvan, et ma lõpetan selle vlogi tänasega ära. Ülejäänud õhtu ma veedan siin nüüd selleks, et vaadata üle kõik videod, vaadata üle pildid ja töödelda, et homse päeva, pühapäeva ma siis võtan töö tegemiseks, mis mul on alati pühapäeviti tööpäev. Ma olen selle endale võtnud juba päris ammu üheks siukseks suuremaks sihiks ja siis õhtul ma töötan videot, et homme ma trenni ei tee, sest et võistlusnädalal, mis nüüd on järgmine vlog, selleks ajaks, kui see järgmine vlog üleval on, siis ma olen juba võistlustel käidud, kui on vastane leidub. Et järgmine nädal on võistlusteks ettevalmistus, mis tõttu natuke väiksema töökoormusega olen ja väiksema trennikoormusega, et natuke teistmoodi näeb ikkagi ette võistluseks ettevalmistus. Aga jälgige mind @PiaTammenit Instagramis, seda YouTube'i channelit ning @Aspire Wellness Club Instagramis. Ma olen väga tänulik, et te olete mul siin minuga koos sellel teekonnal, kuniks ma saan sotti sellest vlogimisest ja asjast. Ma loodan, et teile meeldis ja ma loodan, et teile meeldib järgmine vlog, sest et see saab olema võistlusvlog, nii et it's exciting, kui see võistlus toimub. Ja te olete väga kallid mulle ja näeme juba järgmises vlogis. Tšau!